maad Sitsiilia põhisaarest ülevalpool asuvad 7 imekaunist väikesaart, mis kannavad inglise keeles üldnimetust Aeolian Islands ja mille kohta eesti keeles öeldakse Lipari saared. Meie külastame oma reisil 4 saart 7-st ja esimene neist on Alicudi, kus elab alaliselt vaid kuni 100 inimest. Siin pole autoteid ega tänavavalgustust, elu on aeglane ja nauditav. Loodan, et sulle meeldib see väike videopäevik meie 3 päevast sellel pisikesel saarel. Alicudi Island. Next stop, Filicudi. Thank you, grazie! Lipari saarte majad on ehitatud järskudele vulkaanilistele nõlvadele ja neil on kõikidel väga iseloomulik arhitektuur. Majad on alati ristahuka kujulised ja nende majade ees on tihtilugu ka sammastega terrassid. Ühes sellises majas unistasime peatuda ka meie. Meie maja asus sadamast veel mõnikümmend trepiastet mäest üles, ehk meil oli hea ülevaade, millal praam tuleb ja lahkub, kes praamist maha jääb ja mis elu siin külakeskuses üldse elatakse. Mis see on? Mein. See on grillo, mille me saime siit poest. See on kollane mein. Kollane mein. Tule vaatama siia, kuidas on tähtis asi siin saarel praegu. No nii. Pulm. Koortepulm või? Kus? Tegelikult see on pulm. Oh my god, on nagu nii nunnu. Vaata mingi uus. Need on kõik uued koorad, need ma pole enne näinud siin. No nii, me hakkame tegema nüüd gnocchisid. Täna on pühapäev ja Alicudi saarel on niimoodi, et kuidagi täna on kõik kodurestoranid kinni ja kõik kohad on kinni. Nagu restorane siin ei olegi, siin on mingisugune üks baar ja sa saab süüa ka. See on kaheldava väärtusega, aga siin on väga head sellised ongi kodurestoranid, kus siis kohalikud pakuvad oma kodus sulle süüa. Aga täna kuidagi üks oli vist haigusesse sattunud üks mees, kes peab seda nagu restorani ja lihtsalt kõik kohad on kinni nagu. Aga homme lähme Lea juurde, see pidi olema kõige parem kodurestoran siin saarel. Aga läksime siis täna siia külapoodi, otsime omale gnocchisid, purustatud tomateid ja siis siin on selline nagu ricotta ja kreeka pähkli selline kaste ja me paneme nagu need kokku siia gnocchi peale, siis burratat ja sibulküüsab ja nüüd me hakkame tegema seda õhtusööki. Ja tahame päikseloengust ja kõike nautida. Appi kui tore! Sorry, aga nagu kui cool on see köök. See on nagu maailma kõige lahenam köök. See esteetika, ma arvan, minu kõige lemmikum esteetika. See on robustne, aga samas minu meelest nagu nii ilus. Aga davai, hakkame siis tööle. Aga enne, ärme unusta. Hüdreerida oma Hinge. Hinge. Oota, musi, ma täpselt seda sõna otsisin kommiga, et oota, mitte keha. Hinge. Nii et cheers. Grillo. See grillo. Grillo, jaa. Minu see on väga hea grillo. Parem kui see, mis me eile seal Palermo restos jõime. Aga huvitav, vaata, siin on siuke nagu mingi must asi peal. Käi võtan ühe koore vededa. Tooks näha, kui sa mind nutma ajab. Sa keedad praegust neid gnocchid ära või? Ei, need ma keedan viimasena, enne on see kaste. Tämä on 2 minutit õnneks gnocchi. Aga sul on kasme jaoks vaja sibulat või? Jah. Oh no. Ma tahan palju seda pole proovida. See on nii õhukas alus, vaata. No nii, toit on valmis! Oh my god! Maks maha. Oh no! The table is broken. Head isu, bon appetit! Joo. Minun on väga hea.
kõrbenud pähkleid on natuke liiga kõrbenud. Aga jah. Väga maitse mulle. Tere hommikust! Tere hommikust Sitsiiliast, Itaaliast. Me oleme sellises kohas nagu Alicudi saar. See on selline saar, kus ei ole ühtegi autoteed, autot, masinat üldse peale paatide põhimõtteliselt. Ja sa saad oma asjad, oma öömajja tassitud ainult kas läbi oma nagu kondijõu või siis eeslite abiga. Meie öömaja on suhteliselt sadama lähedal, nii et meie ikkagi tõime ise kõik asjad kohale. See koht on lihtsalt paradiis, see on olnud minu wishlistis juba mitu head aastat. Nüüd me hakkame sööma hommikust sellise vaatega kohas. Seal taga on Filicudi saar. Seal on tegelikult veel 6 saart. Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano, Stromboli ja Panarea. Ja me läheme lisaks Alicudile veel 3 saarele, nii et siin vlogis sa näed need kõik. No nii, me oleme siin seda Alicudi saart avastamas ja siin on igal pool ainult trepid, siin ei ole autoteid, on ju. Ja niimoodi üles ja alla saamine on nagu, see on trenn. Ja siin praegu tulevadki sellised nagu vanemad inimesed meie kõrvalt mööda ja kõik käivad ikkagi niimoodi keppidega, sellepärast et sul on väga palju rohkem nagu tuge alla tulles ja treppides üles minnes. Ja praegust on ideaalne aeg, see on nii mõnus soe, aga mitte liiga soe. September, oktoober on kõige paremad ajad, et Lõuna-Euroopas seista minu meelest. Jep. Vaja veel siit minna, et saaks siis siia peale, siis saame sealt minna tagasi alla. Jäämane pingutus. Davai. Vaadake seda teed. Selline kaunis. Te võite öelda, et miks ma tulen plättudega siia, aga tead, need on väga mugavad plätud. Et ma ei tahtnud tulla kinniste jalatsitega. Süda peksab nagu nii räigelt. Ja me jõudsime välja siia. See oli väga raske. Aga vaade on seda kõike väärt. Mingi Jeesuse kelder. Mäe otsas. Jeesuse kelder? No on siuke. Piina kelder, veidi kelder. Kus mõttes, et seest tuleb nagu jahedat õhku. Poisid ja tüdrukud, me jätkame selle piina matkaga. Ja tegelikult see on jumala mõnus. Lähe vaatame, kas see võiks olla see maja, mille ma võiks ära osta Itaalias. Kui palju see maja võiks maksta? Väga hea, siin midagi kasutada ei saa, seda mure ei ole, siis siin on nagu põrgu palav. Ainult oliivid. Oliive saab kasvatada. Isegi siin on üks varjualune, kui sul on palav, siis sa lähed siia niimoodi seisma. Vesi on lihtsalt ideaalne, eriti pärast sellist väikest matkamist. Ta oli nagu parajalt soe, aga piisavalt ka jahutav. See oli lihtsalt nagu nii super ja siin on selline nagu nii-öelda nagu Pebble Beach ja need kivid siin põhjas on ideaalsed, ümarad, mõnusad, lihtsalt täiesti nagu super mõnus praegu. Mul on niisugune tunne, nagu ma oleks päriselt paradiisis. Üks pärav asi on see, et siin Alicudi saare kohal on pilv, on ju. Siis, kui ma vaatan siia poole, Filicudi peale on pilv, Salina peale on pilv ja Lipari peale on ka pilv. Ehk siis pilved kogunevad just nagu saarte kohale niimoodi, ülipõnev. Ja täna me käisime jalutamas siis siit kuskilt niimoodi kiriku juurest alla. Ma mõtlen ikkagi, et kui öömaja oleks siin üleval, kui crazy oleks sinna kõikide oma kodinatega minna
meie maja läheb siit alt niimoodi siia. Meil on hästi ilusad kaktused seal. Mul tunne, et me leidsime ühe teise baari, restorani, mis on lahti. Siin ongi saarel ainult 2 kohta. Ma arvasin, et on 1, aga tegelikult on 2. Nii et lähme vaatame, kas me siit saame midagi head juua. Cheers! No nii rahvas, kuna meil Eestistele meeldib rääkida rahast ja kui palju asjad maksavad, sest et Eestis on elu nii kalliks läinud, siis näiteks see õlu maksis, ma ei tea, mingi 4 eurot, midagi sellist on ja siin Alikuudi väga lihtsas baaris, aga siin saabki küsida ja see on väga okei. Aga kui me võrdleme muidu Sitsiiliat, siis Sitsiilias on muidu hinnad suhteliselt soodsad minu meelest, eriti Palermos, aga seal ma arvan, see üle saaks baaris, ma ei tea, 2 eurot midagi või. Ehk siis selles mõttes on vahe sees, et Sitsiilia üldiselt minu meelest on päris soodne sihtkoht, aga need väiksed saared siin Sitsiilia üleval siis, et need ongi väga palju eraldatumad ja siin seda nagu saabki küsida ja see on okei tegelikult, aga lihtsalt, et kuna inimesi huvitab vaadata, kui palju asjad maksavad, siis näiteks kui sa nagu tuled paari õlle järele siin, siis see maksab mingi 4 eurot ja see ei ole sponsoreeritud. No. See ei ole üldse õlu. Humalama, hingepalsam. Nüüd me oleme tagasi kodus, ma võin omale pähe mingisugust niisutavat maski, ma olen hiljem pessu, sest et see ujumine tegi mu juuksed nagu ülitakku, selline soolane vesi tegelikult mu juuksepikendustele ja mu oma joostele ei ole üldse hea, okei. Ja nüüd me teeme natukene oma eilset toitu soojaks ja me läheme siia sööma, ma ei tea, kui me laua me valime. Saame lõuna söödud, siis on veel natukene aega, et chillida, siis on meil kell 8:30 õhtusöök. Me teeme oma eilseid knjokisid. Jaas. Need on lihtsalt nii head viinamarjad. Ma pean ütlema ära WC-s. Ja ma kardan seda väga. Palju veel, see on meie garderoob. Ma kardan väga sinna WC-sse mineku, kuna seal olid eile 2 nii suurt ämblikku. Need ämblikud on nagu paberõhukesed ja nad olid eile siin WC-s, kuna see uks on lahti. Meil on tegelikult üleval korrusel ka WC, aga ma lihtsalt ei viisi sinna minna praegust. Ja ma loodan, et lihtsalt neid ei ole praegu siin, aga me vaatame. Also, kui ilus on see. Okei. Eile oli üks räme suur seal ja siis mingi siin ja siis nagu lähevad siia palkide alla peitu. Aga ma alati nii väga kardan nagu. Okei, tundub, et on plats puhas, ma võin minna WC-sse. Täname tähelepanu eest. Selles mõttes on tore, et neid ämblikke polnud praegu näha, aga reaalsus on see, et ma tean, et nad ei ole sealt vahepeal ära läinud, et nad on kindlasti seal vannitoas ikka veel olemas. Lihtsalt nad peidavad ennast kusagil vahes. nii et ma võin nagu põhimõtteliselt iga hetk näha neid. I don't like it. Issa, kui tore meie nunnu köök. Aitäh, paneme siia juustuga peale, on ju. Sipega sealselt veab minu juustujuppi. Ta võttis selle mu taldrikust ja põgeneb sellega praegu. Täiesti uskumatu. Müüke nahaalsus. Mul on stringikad. Tule vaata siia. Kas te teate mida? Ma just magasin mingi 3 tundi, kuna ma võtsin päiksepiste, vähemalt mingi miniversiooni sellest päevasest matkast. Mul oli äkki kuidagi mingi pea valutas. Ma ei tea, see oli nagu vastik tunne, et midagi hakkab toimuma. Ja siis ma võtsin mingid ravimeid, mida Harri mulle andis. Ma ei tea isegi, mis need olid. Ja natukene nagu läks paremaks. Ja ma praegu hoian nagu head vaibi, et see uuesti maha ei langeks. Nii et kuna ma tahan homme hommikul tõusta jälle päiksetõusul, mis on siis 6:30 hommikul. Et siis kindlasti me peame olema täna tublid, et me suudaksime ilusasti tõusta hommikul vara. Okei? Me läheme täna restoraniga, me läheme kodurestorani Lea juurde. Kõik soovitavad sinna minna ja... Hiljaks ei tohi jääda. Hiljaks ei tohi jääda. Meil on 3 korda öeldud, et see on 20:30 sharp. See on nii huvitav, et Itaalias sa pead olema kuskil õigel ajal kohal. Ainukesed tuled, mis siin saarel on tuled, mis tulevad inimeste kodudest. Ma olen siin oma telefoniga, et näidata meile valgust ja teed, et jõuda Lea restorani, kuhu me läheme täna sööma. Minu meelest see on ülipõnev niimoodi minna sööma, see on nagu väike seitivus.
kas see laud või see laud? Lähme siia äkki või? Äkki väga äge! Oh my god, mis vaade on siit selle mäe peale. Kõik on nüüd nagu maja tulesid täis. Nii äge. No nii, musi, me oleme nüüd kohal. Kuidas sul tundub? Nii halb. Lähme tagasi. Üliilus koht nagu. Mõtle, keegi viitsib teha oma kodust restorani turistidele nagu meie. Midagi kehale ja midagi ka hingele. Kehale on vesi ja hingele on vein. Plunk, 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 plunk. Oota, mis on terviseks itaalia keeles? See on võimalik, et me ei tea seda. Salut. Salut! Ei oota, tšin-tšin. Tšin-tšin! Mis sa pildistad pimedust? Ma proovisin, mis siin näeb. Mitte midagi. Imeline koht. See on baklažaan parmesaniga, paprika ja tonno ehk siis tuunikala. Kuulge aga buon appetito! Üldse enam ei jõua. Grazie mille, thank you so much! Thank you! Buonanotte, bye! Meil jäi üle natukene toitu sellest restoranist käigus ja me anname neile selle nüüd. Oota, rahu! Kiisu! Tuunikala kisudele. Kisu. No siin on olemas. Wow, see mustkass on hull. Maitsev toit oli väga lihtsad ja head maitsed ja lõpuks saime lisaks meile söödetud ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kassi. Kas peaks seda veini ka andma kassidele? Veini ja kiisu. Okei, nägemist Kiisu. Nägemist Kiisud. See ongi see ämblik, kellest ma rääkisin. Freaking hell. Ta on mega suur. Hello, Mr. Ämblik. Nagu päevas ämbliku ei olnud siin reaalselt. Nüüd õhtul kohe tuli hello, I'm here. Peaaegu nagu hommikul on siuke kava, et ärkame ülesse, naudime. Teeme kohvi, naudime. Sööme, naudime. Ja siis kell 11 peame check out ima ja minema uue laeva peale, et minna Salina saarele. Ja me peame oma nõud ära pesema, me peame viima ka prügi ära sinna alla. Sest et nagu siin on siukene teistmoodi prügimajandus, kui me harjunud olema võib-olla. See maja, kus me ööbime, see on nagu olnud mitu põlvkonda selle ühe pere käes. Ja me tahame seda austada. Me tahame austada seda kohta, kus me oleme ja need inimesed, kes seda kohta peavad, nii et jätame selle kohe hästi ilusaks. Väga hästi öeldud. Good night. Good night. Tere hommikust. Kell on väga vähe. Märkasin täna vara, sest et tahtsin näha päikesetõusu veel viimast korda siin saarel. Ja see tõesti ei valmista pettumust mitte kunagi. Nii et nüüd ma siin istun vaikselt ja vaatan seda ilusat päikesetõusu. Harri veel magab, ta ei suutnud tõusta, mida oli ka arvata. Päikesetõus on hoopis teistsugune kui eile. Sest et eile samal ajal ma veel magasin ja tõusin nagu mingi 5 mintse pärast umbes. Ja kui ma tõusin, oli kõik täiesti oranž, aga see oranž oli täna juba nagu tegelikult, ma ei tea, 10 mintse varem ära. Ja eile polnud ühtegi pilve taevas ja täna on ja siis see on nagu nii äge, et päikesetõus ja päikeseloojang pole mitte kunagi sama, mis ta oli eile. Ehk siis iga kord on midagi teistsugust. Nii et mul on väga hea meel, et ma tõusin parem, seda kõike näha. Kes sealt tuleb? Kes sealt tuleb? Harri! Oh, triiksvärk seljas kohe. Mida Harri praegu märkas on see, et see mägi siin taga, see väike mägi, mis siit paistab, on Stromboli vulkaanisaar ja see täiesti tossab praegu üleval, kas te näete? Harri nägi Stromboli tossamise kohe, pani drooni õhku. Droon läks tööd tegema. Midagi ei ole näha drooniga. Oh no! Nii, ma olen proovinud teha kohvi. Vaataks, kui panna sellega hakkama. Teeme sellise kange kohvi. Mingit lahjat ja ma ei viitsi üldse juua nagu. Ma ei tea, mida ma teen. See pole ma väga tugevasti kinni. Panen see siia peale.
ma nii kardan. Okei, ma pean seda all hoidma, siis see vist läheb. Jep. No nii, nüüd loodame parimat. Päik hakkab tulema välja, mine pekki, see on lihtsalt nagu nii kaunis. Nii kaunis. No nii, viimased hetked siin väga ilusas Airbnb's. See oli nii tore aeg. Ma olen väga-väga happy, et me siia tulime. Kus sul, Harri? Mina olen korb. Vot, mehed. Aga jaa, siin on meie tavaar, millega me peame siit veel mäest alla minema. See kott ka. Ja siis seal on ka prügi. Ma näitan teile. Umps, prügi peab ka alla viima. Aita rahvale rohkem prügi. Veel rohkem prügi või? See on kahjuks maksimum prügi praegu, mis meil on. Nii et lähme siis taarutame vaikselt alla oma kodinatega. Meil on pool tundi aega laeva väljumiseni ja ma näitan, kus see laev tegelikult välja läheb. Umbes täpselt siit. Pum, pum, pum. Kõik viivad vaikselt oma prügi alla. Meie läheme ka oma prügiga. Nii, siia see prügi lähebki. Vaatame, mis me siis siin on. Aitäh, et sa vaatasid meie videopäevikut Alikuudi saarelt. Siit edasi liigume järgmisele saarele, mis on Salina. Nii et uus video valmib just nimelt sealt. Aga kui sulle meeldis see video, siis ma oleksin väga-väga tänulik, kui paneksid minu kanalile subscribe. Siis saad olla esimeste seas, kes alati uusi videosid näeb. Tšau!